Tere! Tere! Mina olen Anett-Mari ja mina olen energeetik. Energeetik, mida see tähendab? Mulle väga meeldib Eleringi missioon, mis ütleb, et hoiame Eestis igas olukorras tuled põlemas ja kodud soojana. Minu meelest see võtab väga hästi selle kokku, mida energeetik siis teeb. Mida teised arvavad, et sa teed? Kui ma ülikoolis õppisin, siis mul ema arvas, et minust ei saa mitte energeetik, vaid elektrik. Nii et kui ta endale uue korteri ostis ja seal oli vaja juhtmeid ühendada, siis ta ütles mulle, et tule tee ära, et ma ei viitsi elektrikat kutsuda. Siis ma olin nagu, et see ei ole see, mida ma teha oskan. Et ma tean suurtest asjadest, siis mis asja. Lase need õpetavad sul ülikoolis midagi normaalset ka ja tule tee ära see. Mida sa vabal ajal teed? Kuna ma töötan ja õpin samal ajal, siis seda vaba aega on vähe, nii et kui seda on, siis ma üritan selle veeta perega ja puhates ja näiteks reisides. Mida sa viimati lugesid? Ma viimati lugesin sellist raamatut nagu Julge, mitte täiuslik, mis räägib sellest, kuidas naised võiksid olla rohkem julgemad. Keda sotsiaalmeedias kindlasti jälgima peaks? Näiteks Inseneriakadeemiat, sest nad jagavad inseneride nii-öelda elu, ilu ja olu ja mis seal inseneeria taga siis tegelikult on. Kelleks väike Anett-Mari saada tahtis? Oi, väike Anett tahtis saada spiooniks, siis juristiks, siis arstiks. Mulle meeldis lapsena väga palju katsetada ka näiteks trennidega. Ma tegelesin ujumise, suusatamise, laskmise, kõigega, mis sai, mis andis siis mulle julguse proovida erinevaid asju nii kaua, kuni ma leian selle, mis mulle päriselt meeldib. Miks sa lõpuks energeetika valisid? Mul olid väga head füüsikaõpetajad, kes suunasid mind sellele rajale ja meil oli selline grupitöö energeetikast, mis jäi kuidagi minuga ja ma tegin enda gümnaasiumi uurimustöö tuumaenergeetikast ja gümnaasiumi lõpuks energeetika tundus kuidagi nii minu oma, et see oli see, mida ma pean minema õppima ja kuna seda saab teha ainult TalTechis, siis valik oli väga lihtne. Gümnaasiumis panid kokku MTÜ Tuumanoored. Millega see tegeleb? Ja, tuumanoortes me tulime kokku noortega, kes tahtsid rohkem teada saada tuumaenergeetikast. Me kutsusime endale erinevaid inimesi rääkima, mis asi see tuumaenergia on, mis asi see tuumajaam on, kuidas ta toimib ja näiteks külastasime Eesti enda tuumareaktorid. Kus on Eestis tuumareaktor? Eestis on tuumareaktorid Paldiskis, mis on jäänud siia nõukogude ajast, kui meil oli Eestis tuumaallveelaevade õppekeskus. Milline oli õpe TalTechis? Oi, seal oli kõike. Meil oli teooriat, meil oli praktikat, meil oli arvutamist, meil oli laboreid, kõik sai ära proovitud. Kas sul on lemmik teadusmeem? Ja, üks teadusmeem, mida mulle tutvustati TalTechi avatud uste päeval, et tõeline insener kunagi ei tea, miks tal midagi toimib või midagi katki läheb. Näiteks, kui sa teed mingit katset või ehitad näiteks robotit, et miks sul nüüd kood töötab ja enne ei töötanud. Ja ma ei uskunud seda, sest insenerid ju peavad teadma alati kõigest kõike. See tundus selline, et insenerid teavad. Siis ma läksin õppima ja sain aru, et aga see tegelikult ei olegi nii ja meem vastab tõele. Olid Fermi Energias tööl. Mida sa seal tegid? Ja, Fermi Energias tegelesime palju erinevate asjadega, aga minu lemmiktöö ülesanded olid seotud sellega, kui oli vaja noortele kuidagi tutvustada inseneeriat, üldse tuumaenergeetikat, sest see on midagi, mis neid väga huvitab, aga tegelesime ka erinevate muude asjadega. Näiteks viimane asi, mis ma seal tegin, oli projekti riskianalüüs. Ja nüüd oled Eleringis. Mis sul seal ülesanded on? Eleringis ma töötan siis energiajuhtimiskeskuse üksuses ja seal tegelen andmetega, olen analüütik ja suhtlen turuosalistega ja näiteks üheks teemaks minu laual on tarbimisjuhtimine. Mis sinu jaoks järgmine samm on? Ma tahaks näha Eestis mingit suurprojekti, et me teeme neid suurprojekte siin väga hästi, näiteks desünkroniseerimine ja sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga, aga ma tahaks näha midagi suurt tootmises, näiteks tuumajaam, mille me võiks ju Eestis ära ehitada. Aga kuulge, väga tore oli, aga ma pean nüüd jooksma, ma lähen perega puhkusele. Tšau!